Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6–12 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin müntide ässaga. Müntide äss on üks väga hea rahakaart. Ja kuna seal kõrval on müntide 2, mis tähendab valikuid, siis sellel nädalal teil tuleb teha mingisugused rahalised valikud. Kas investeerida või mitte, kas osta või mitte. Kuidagi rahadega seotud valikud ja kuna see ei ole nagu leiva ja saia ostmine poest, vaid see on mingi suurem ost. See on mingisugune suurem rahaline väljaminek, mida te kaalute, kas teha või mitte. Kas osta endale uus mööbel, teha mingi suurem remont kodus. Vot mingisugused sellised valikud tuleks teilt teha, aga mina lükkaks need valikud edasi. Ma ei teeks neid võib-olla kohe sellel nädalal. Sellepärast, et siit edasi ei tule enam väga head kaardid. Edasi tulevad mõõkade 10. Mõõkade 10 on läbipõlemise kaart. See võib ju olla ka niimoodi, et oletame, et plaanite teha mingit suurt remonti. Kulutate selle raha ära, teete, hakkate suurt remonti tegema, ostate kõik, mis teil vaja, võib-olla isegi uus köögimööbel, hakkate köögiremonti tegema ja siis teil on võtab see nagu nii palju aega ja teie energiat, et põlete täiesti läbi. See võib olla ükskõik mis projekt, millega te võite lihtsalt niimoodi ära väsida, läbi põleda, et lebategi maas 10 mõõka selga löödud. Sõnaga see on läbipõlemise kaart. Ja edasi ei ole ka parem kaart. Edasi meil on siin mõõkade 5 ja mõõkade 5 on võitluse kaart. Mõõkade 5 on selline võitlus, et selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Et vot see on see sama, et võtan ette suurelt, teen suure projekti, kulutan hulka raha, olen täiesti väsinud seda teostades. Ja siis, kui tagasi vaatan, siis mõtlen, et milleks mul üldse seda kõike oli vaja. Et ei saanud parem, olen nii ära väsinud. Et sellepärast ma soovitan teil mitte sellel nädalal teha otsuseid, sellise suure raha kulutamise otsuseid. Et kindlasti tuleb selleks paremaid päevi, paremaid aegu. Olumises reas on meil sauade 7. Sauade kaart on sauade 7. Sauade 7 räägib enda seisukohtade kaitsmisest ja kui sauade 7 räägib enda seisukohtade kaitsmisest ja võttes nüüd kokku selle, et näiteks te ikkagi otsustate mitte teha seda köögiremonti, mis iganes asja, siis teil tuleb seda võib-olla kellelegi põhjendada, et mis mõttes sa ei teinud, sul olid nii suured plaanid, sul olid juba kõik oli paberi peale joonistatud, kõik oli poes välja vaadatud, kõik tööde järjekord oli juba paberi peale pandud ja nüüd sa ei teegi seda, et mis mõttes ei tee seda, et midagi taolist tundub mulle. Et ei ole rahul ka selle otsusega nagu mitte teha, mulle tundub nii, sellepärast, et siin all on nüüd meil veel karikate 3. No karikate 3 on hea kaart. Karikate 3 räägib koos viibimisest, arutamisest, koos istumisest. No see on selline kaart, kus lähete sõbrannadega välja, istute kohvikusse, võtate tassikese kohvi, tüki kooki, räägite maast ja ilmast, arutate seal võib-olla tulevikuplaane, mõtlete, kes kuhu reisib, mis üldse teiste elus toimub, teie sõbrannade elus. Et midagi sellist, selline pisikene koos viibimine inimestega, teile kas lähedaste inimestega, teie tuttavatega, teie võib-olla koolipõrve sõpradega, nagu selline mõnusas õhkkonnas koos istumine. Aga nädal lõpeb siit jälle sellise tülpimuse kaardiga. Võtame see sama köögiremondi. Et ma mõtlesin ikkagi, et ma ei tee, et see tundub nii suur projekt, ma ei hakka seda praegu tegema. Jah, aga samas selles vanas köögis nagu ka on vastik juba olla, et kõik on nii kulunud ja tahaks nagu värskendust. Vot selline, et ma ei tea, nagu asjad ei lähe. Et see viimane kaart, see karikate 4, on selline tülpimuse kaart, et ma olen väsinud vanast olukorrast.
Ma olen väsinud vanast olukorrast, aga uut ei paista ka veel kuskilt. Selline ootamine, selline tüdimus, et ei näe, kus kohast see lahendus tuleb, vot selline. Aga ma siiski soovitan teil mitte sellel nädalal teha neid rahalisi väga suuri otsuseid, just nende samade läbipõlemise, võitluse ja enda seisukohtade kaitsmise kaardi pärast. Et kui te ikkagi nagu teete sellise otsuse ära ja pärast olete täiesti ennast ära kurnanud sellega ja saate ise ka aru, et selle võidu hind oli liiga kõrge, et võib-olla siis on tark lükata võimaluse korral see otsustamine järgnevatesse nädalatesse. Vot niisugused soovitused siis minu poolt teile selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.